korrespondent Jüri Liim! Tere hommikust, Jüri! Tere hommikust siit Pelgu linna Agulist. Täna jätkan eelmise saate teemat. Tookord rääkisin pikemalt sündmustest Budjonovskis. Muuhulgas ka seda, et venelaste linnast väljumise kontrollpunktis sooritades soomuki kuulipildujast lask kontrollitud ja vabaks lastud sõidumasina pihta. Haavata sai sõiduki autojuht ja surma Saksa ajakirja Focus korrespondent Natalja Aljošina. No masinas oli ka tema mees, Saksa ajakirjanik Gisbert Mrozek. Teatasin, et lasu sooritanu vastu algatati kriminaalasi. Nüüdne uurimine on paika pannud veidra seletuse. Selle posti komandör käskis laadida kuulipilduja ja toppida isegi padrunirauda. Soomuki sihtur keegi Reames Fetotov. Hakanud paar tundi enne sündmust kaasteenijale Priatškinile näitama, kuidas ristapu töötab. Priatškin aga liigutanud seejuures korduvalt kaitseriivi edasi-tagasi. Külaldased treeninud unustas relva kaitseriivi panemata. Sihtur Fetotov saabus õhtusöögilt parajasti siis, kui kontrolliti sakslasi. Soomuki torni aga hakkas ronima momendil, kui kontrollitavad eemaldusid. Ronimisel puudutas putrutäis reamees oma jalatsiga kogemata päästikut. Kõlasid saaduslikud juhuslikud 2 lasku. Seega ei tulistanud ega sihtinud mitte sõdur, vaid tema kirsasaabas. Fantastiline on aga selle saapa lasketäpsus. Kas kõik ikka oli juhuslik? No me oleme ka Eesti uudiste ekraanidel näinud, kuidas sellistel kontrollimistel sihitakse tulevaid ja eemalduvaid masinaid. Objekt on pidevalt sihikul, näpp pidevalt päästikul. Või oli asi vast nii? Poisid, need olid sakslased, andke neile. Nüüd peaks selle Fetotovi üle veel kohut mõistetama. Vähemalt sõjaväeprokuratuur nii kinnitab. No arvan. Kui sõdur kogemata mõistetakse süüdi, siis sitsima pannakse juba kindlalt mitte tema, vaid kirsasaabas. Sa vahur lugesid lõiku ajalehest, kus president Meri öelnud, uus valitsus jätkab reformipoliitikat, no vastupidiselt opositsiooni avaldustele. Viskasid mulle kinda ja nüüd ma esitan eksprompt seda, mida veel ei tahtnud teha. No otsisin teatud dokumendid kiiruga välja. Püüaksin ühe näite varal näidata, kuidas toimub valitsuse reformipoliitika. Meenutan Aegviidu Tapa polügooni. No kes ei teaks seda 30 000 hektari suurust maala. Paljud on kuulnud sealsetest kaunitest järvedest, mägedest, näinud Eestimaa Šveitsi ilu. Kõige tuntum kultuuritegelane, kes sealt kandist on pärit või tegelikult tegeles seal, on Anton Hansen Tammsaare. No siis sai teosele Tõde ja õigus, leidis prototüübid Kõrboja peremehele, nagu Laane talust Kõrboja Anna ja Ohtriku talust Katku Villu. No, oli väga tuntud tegelane seal külas ka Rootsis, nüüd juba manalamees elanud Erik Haamer ja ka terve rida teisi. Ja põhiliselt 52. aastal hakkasid need paigad meeldima Punaväele. No sooviti teha seal superpolygon ja see läkski korda. Selleks aga tuli ennem inimesed oma küladest ja kodudest välja ajada. 88. aastal lõpul korraldati Aegviidus võõrarmee vastane esimene protestiüritus Eestis loosungite all. Okupandid lahkuge, soovime tagasi oma kodusid, tahame taastada olnud elu Kõrvemaal. No sellest ajast alates algas piirkonna elanike võitlus Kõrvemaa eest oma kodupaikade eest. Ja nii kurb, kui seegi ole, kestab siiamaani. Eetilised on asjad ülimalt mädad, kuna mitmed meie tähtsad tegelased on avalikult teadvustanud. Tänu Nõukogude armeele on seal loodus mõnedes kohtades säilinud metsikuna. No tegelikult avaldatakse seega tänu ka selle eest, et sealt elanikud välja aeti. Praegu on osa Kõrvemast kuulutatud kitsas ringis looduskaitsealaks, oma tõsiste piirangutega kodu taastajatele. Looduskaitsjad ei soovigi neid tagasi tulemas näha, seega kaitstakse lillekesi inimest, aga ei ole sooja ega külma. Mida öelda arvamuse kohta, et Paukjärve ääres on Koitjärve laager tuleb taastada ja sellele vastatakse. Skaut ei saa sinna lasta, nad solgivad järve ära. Seal otseselt tegutsenud Punavägi oli seega meelepärasem ja ohutum kui skaudid. No tekib jampslik olukord. Mitmes riigis on eestlased loonud oma Koitjärve laagrid,
selline laager aga puudub ja on ebasoovitav emamaa. Polügooni endises Punave õppekeskusena osal territooriumil tegutseb nüüd Eesti Kaitsevägi. Ja see oleks lubatud ja ette nähtud maa-alal. Paraku mitte ainult seal. Nagu Punavägi, nii ka meie tublid väed panevad laskmiste korral oma valvepostid välja Koitjärve küla piirides. Kedagi ligi ei lasta. Kuidas aru saada infoteatest? Laskmiste ajal on elanikel seal viibimine keelatud. Ometi on mõned sealsed elanikud omad talud tagasi saanud, peavad aga endiselt tulistamiste ajal end eemale hoidma ja redutama nagu sõjapäevil. Asi on veelgi hullemaks läinud. Käesolevaga teatame, et Kaitseministeerium, see on üks dokument, muidugi mõistate, et Kaitseministeerium taotleb Kuusalu ning Anija valla territooriumil riigi omandisse Kaitseväele vajaliku Aegviidu polügooni territooriumi. Seoses maa riigi omandisse jätmise toimiku koostamisega, ma toonitan maa riigi omandisse jätmise toimiku koostamisega, palume Kuusalu vallavalitsuselt järgmisi teateid ja siin on järgmisi andmeid ja siin on terve pikk nimistu, mida nad kõike teada tahavad, kes, kus, mis, kui palju, millal. Ja kiri, mis on tehtud 14. juunil, lõpeb lausega. Kui maa tagastamine ei ole jõudnud maa kandmiseni kinnistu raamatusse, palume kohaliku omavalitsuse poolt tehtud otsuse maa tagastamise kohta ümber muuta. Seega talunikud pühkige suud puhtaks oma kodudes. Selles osas on väga kõnekas talumeestest poliitikute pool koostatud tekst, mida kas on juba saadetud või saadetakse Eesti Vabariigi Riigikogu Keskkonnakomisjonile, Põllumajandusministeeriumile ja Kaitseministeeriumile. No esitan mõned väljavõtted lühidalt. Taastada takistamatult Koitjärve küla õigusjärgsete maaomanike omandi valdamine. Hävitada talude taastamiseks kaasata asundustegevuseks eraldavatavaid ressursse. Peame Koitjärve piirkonna looduskaitsealaks nimetamist ebaseaduslikuks. Otsus on vastu võetud maakonna valitsuse 4 ametiisiku tasemel. Vallad, kes nimetatud territooriumi haldavad, said otsusest teada ajalehest. Maa tagastamisel seatakse takistuseks eriti ranged piirangud. On lubamatu ja mõnitav, et Eesti Vabariigi Kaitsevägi käitub Punaarmee õigusjärglasena eelpool mainitud paigus, omamata selleks maa eraldust. On eriti barbaarne, et Eesti maa kultuuri- ja kirjandusloolises pühamus asendus okupatsiooniarmee kodumaisega ja omanike suhtes okupatsioon jätkub. Minu arvates on väga karmid, kuid õiglased sõnad. Ja siin on piir ja nõudmised, millest ei taganeta. Ja hoidku oma nahka need mehed, kes ei tunnista demokraatiat, õiglust ja õigust seaduslikule kodule. Ja nüüd lõpetuseks. Eelmisel korral rääkisin ka veidi meie tänavakirja tarkadest. No vast veidi koomilisema kallakuga juhtumitest. Täna käsitlen jätkuvalt teemat, kuid üsna põgusalt. No meil müüakse paljudes putkades ja laudadel banaane ja kõikvõimalikku puuvilju. No mulle tundub tegelikult, et banaanid on juba kujunenud Eesti rahvustoiduks. No veider on ainult, et meie armsad hapukurgid on poole kallimad. No see muidugi ei tähenda, et ka banaanid peavad sama kallid olema. Puuvilja müüakse ka Tõnismäel, kus üheks selliseks kauplejaks on keegi vanem venelanna. Ta oli välja pannud üsna pika kauba ja hindade nimistu. Müüdi rahvustoitus, mida ma mainisin, siis veel õunu, pirne, aga ka masikaid, kirse ja isegi plomme. Küsisin viimaste kohta nagu Eesti mehele kohane ikka omas keeles. Kas need on kaubakonteineri pitseerimise tina või plastmasspommid? Plommid või hambaplommid kilokaaluga. Mulle vastati suurema 100. Nii palju siis plommide keeleseadusest. Eelmisel korral rääkisin ka Nunne tänava alguses müüdavast teenusest, kus tehti kõrvaauke koos kõrvarõngastega arvuga 75. No kena on tõdeda, et augumeistrid vast kuulavad ka top-raadiot. Igatahes mõni aeg peale saadet ilmus tänavale kohalikumalt jäädustatud plakatid. Nüüd võib sealt lugeda. Teeme auke kõrva koos kõrvarõngastega. Alla ka on endiselt arv 75 punkti ja kriipsuga. Nüüd mõistatan edasi. Kas see 75 on aukude arv kõrvas, augu kaliiber või teenuse hind? No viimasel juhul, kas hind on Rootsi kroonides, Soome markades, dollarites või kogunisti Eesti kroonides? Head päeva!